ja järgmise ettekandja käest kuulemegi, kuidas looduskaitses ja taastamistöödes määramatusega hakkama saada, nii et me ei teeks kahju sellele, mida armastame, mille nimel me tegelikult ju töötame ja vaeva näeme. Siit ta tuleb. Lind on õhus, kala vees, Asko lava poole teel. Daamid ja härrad, Asko Lõhmus, Tartu Ülikooli looduskaitse professor. Palun, Asko. Aitäh selle väga hoogsa sissejuhatuse eest ja tere kõigile. Vara hommikul väga raskete teadmistega alustada võib päeva ära rikkuda, nii et ma pakun teile pigem ühte mõtteliini. Esiteks see pealkiri, te võite lihtsalt, kui te muud pole teha, mõelda, et miks see on niipidi sõnastatud, et millist loodust vajab tulevik, võiks ka küsida, millist tulevikku vajab loodus. Tulevik ilmutab ennast kohe nende järgnevate minutite jooksul, aga mulle tundub, et minevikku me ei saa muuta, aga tuleviku ees oleme me ka kõik võrdsed, sest et kuigi Kaupo ütleb, et meil on palju teadmisi, ega me täpselt seda tulevikku ikkagi ei tea. Kui rääkida taastamisest või siis uue sõnaga tervendamisest ja minna ajast tagasi, siis see on vist esimene selge juhis looduse taastamiseks eesti keeles, mida mina näinud olen. Erik Kumari pärast seda, kui ta on 50. aastatel pannud käima Teaduste Akadeemia looduskaitsekomisjoni ja olnud Eesti looduskaitseseaduse tegemise juures, on võtnud ette rahvast harida ja ühes oma kirjutises esitab ta siis järgmise mõttekäigu. Ma ei hakka teda tervikuna ette lugema, aga ma tegin punaseks mõned sõnad, millele võiks lisada siis, et on vaja midagi lahendada. Meil on rekonstrueerimine plaanis, et loodus on mõnikord nuhtluseks meie maastikel ja see nuhtlus muidugi tuleb siis ära lahendada ja see, mida me peame tegema, me peame vältima looduse muutumist teaduslikult ja esteetiliselt halvema suunas. Erik Kumari oli muidugi hästi mõjukas inimene ja arusaadavalt teadis küllalt hästi, mida peab tegema ja see oli ka ajastu meelsus, teatud ratsionaalne teaduslik suhtumine kõigesse sellesse, mis looduses toimub, aga selle tervikmõttekäigu ma soovitan teil meelde jätta. Taastamine ei ole mingi väga uus asi, selle üle on mõelnud inimesed varem ka, sealhulgas teadlased. Tänapäevane teadlane puutub kokku vähemalt 3 juhul taastamise teemaga. Mina olen nende kõigiga puutunud kokku ja need artiklid, mis siin kõrval näidatud on siis näidised igast kokkupuutest. Kõigepealt ökosüsteemide modelleerija, kes püüab aru saada, milliseks ökosüsteemid tulevikus kujunevad, peab selles ju arvestama mingisugust teadmist ja millist meil siis on ja millist meil ei ole, tuleb üsna kähku ilmsiks, kui tuleb tulevik arvudesse panna. Ka selles Erik Kumari tekstis oli moraali või ütleme normi hinnang, et loodus peab olema parem ja moraalifilosoofia seisukohalt on päris oluline küsimus, et milline tulevik siis ikkagi on parem ja miks ta parem on ja isegi kui ta on parem, kas see tähendab, et me peame siis tingimata midagi tegema või ei pea. See on samuti seotud teadmistega ja lõpuks võib juhtuda, et teadlane näeb, et kusagil asutuses on plaan ja siis küsitakse temalt arvamust selle plaani kohta ja milline see sisuline arvamus siis olla võiks, on muidugi siis teadlasel vaja enda jaoks välja mõelda. Aga kokkuvõtte ja ühine nimetaja nendel kõigil on minu meelest see, et me taastame tulevikku. Ja selgemini, kui üheski teises looduskasutuse valdkonnas on see meie hinnang tulevikule siin esiplaanil, võiks ju laias laastus jagada loodusega toimetamise, looduse ekspluateerimiseks, looduse kaitsmiseks ja looduse taastamiseks. Ekspluateerija selle loodusest tulevikust eriti ei hooli, ei mõtle. Kaitse mõtleb umbes niimoodi, et loodust teab ise, mis ta teeb.
et mina täpselt ei tea ja ei peagi teadma, jätame looduse rahule ja ta teeb midagi. Aga vaat see taastaja, temal peaks olema just nagu selge arusaam, et milline loodus siis peab olema. Ja küsimus on, et kas see tuleb millegi arvelt või see tuleb niisama kätte. Meie teadmised tuleviku kohta, nii nagu Kaupo juba markeeris, on seotud arvestatava määramatusega, aga neid määramatusi on vähemalt 3 tüüpi. Ja ülevalt alla tulles sealt siis näeme, et kui me läheme praeguse ajast tulevikku ja üritame teha mingit prognoosi selle kohta, milline loodus või mis tahes süsteem tulevikus välja näeb, siis mida kaugemale tulevikku me liigume, seda ebaselgemaks muutub, milline ta täpselt olla võiks. Sest et paljud väikesed muutused tingivad selle, et meil ei ole võimalik kogu süsteemi muutust täpselt prognoosida. Aga mis on veel oluline, on, et sellega asi ei piirdu. Väga kaua arvati, et piisab lihtsalt parematest mudelitest ja me suudame tulevikku paremini ennustada, aga alates kvantfüüsikast on näidatud, et tegelikult see nii ei ole. Ja põhjus on see, et süsteem võib võtta täiesti erinevaid suundasid. Ta võib seda teha looduslikel, aga ta võib seda teha ka sotsiaalsetel põhjustel, kui me ökosüsteemidest räägime. Me nimetame seda süvamääramatuseks ja välja näeb ta siis umbes niisugune. Ja lisaks sellele lihtsale süvamääramatusele, et asjad lihtsalt juhtuvad, lisanduvad siin siia siis ka inimeste otsused. Ka inimeste otsused ühes või teises ajapunktis võivad neid trajektoore juurde toota. Nii et lõpuks tekib mõningane ahastus. Et ühest küljest meil on mõistlik vaadata pikka prognoosi, sellepärast et lühike ei ole ju pikas perspektiivis õige. Kui me paneme mitu lühikest üksteise otsa, siis me ei saa ühte pikka. Pikas perspektiivis on rohkem infot, see sisaldaks neid ootamatusi, kui me oskaks neid hinnata. Aga otsustaja seisukohalt on see ebapraktilisem, ebakindlam ja võib-olla käib see meile lihtsalt mõtlemiseks üle jõu. Ja lõpuks niisuguse metafoorina juhin ma teie tähelepanu veel ühele ajaloolisele teosele, mille põhiväärtus on see, et seal on kirja pandud 4 ökoloogia seadust. Need on iseenesest väga huvitav vaimuvara, aga seal on niisugune seadus, et loodus teab paremini. Selle taust on, et loodus oma väga pikas ja keerulises struktuuris ja väga pika ajalooga on valinud ju tohutult palju erinevaid teid, kuidas muutuda. Ja kui inimene arvab, et ta teab paremini, mismoodi loodus muutub, siis ta võib lihtsalt eksida. Nii et looduses on ehk peidus arenguteid, mida me võib-olla kohe ei märka. Muidugi me teame kõik, et aeg-ajalt saavad siis sel samal teemal kokku näiteks Mari ja Mart. Ja võib tunduda, et nad arutlevad peadteha nagu täiesti erinevatest vaatenurkadest. Üks ütleb, et me teame, mis me teeme ja teine ütleb, et kui te teate, mis te seal teete, siis miks te kuskil mujal seda ei tee ja miks me ei aita loodust või miks me vastupidi teatud kohtades aitame loodust. Mulle tundub, et nii Mari kui Mart, kui siis see teine Mart ja näiteks Hanno, et nemad räägivad tegelikult ühest asjast. Nad räägivad sellest, et me võiksime teatud juhtudel eesmärgipäraselt sekkuda ökosüsteemide arengusse nende väärtuslikuma seisundi saavutamiseks. Ja see, mida nad ei tea, mida me keegi ei tea, hakkab siis peale sellest, et loodusel on ju alati tulevik. Kui natukene mõelda, mis see loodus on ja kuidas ta siia sai ja kuidas meie siia saime, siis loodus leiab igal juhul alati tulevikku. Ja selle tõttu on tõesti väga oluline küsimus, et mida me selles tulevikus ikkagi muutma peaksime ja mida me tingimata peaksime vältima. Ja et see ei lõpeks ahastusega, see mõttekäik, siis ma olen teinud sellega natuke mõttetööd, et see ära struktureerida, et kuidas me sellest peaksime siis mõtlema. Ja miks ma seda teinud olen, on, et mulle tundub, et määramatuse, teadmatuse küsimustega praegused taastamisjuhised, sealhulgas rahvusvaheline taastamisökoloogia ühingu juhiste komplekt selle määramatuse ja teadmatusega ei tegele. Ja
samas me näeme, et aeg-ajalt ilmub teadmisi, mis ütlevad, et me peame tegema kas kõik või mitte midagi, sellepärast et poolik taastamine ei aita. Pooliku taastamisega me ei saa tagasi teatud väärtusi, mida me oluliseks peame. Näete siin eriti raevukat pealkirja äsjases artiklis. Ja see fundamentaalne looduse rekonstrueerimine on arusaadavalt riskantne tegevus. Sellepärast, et see tuleb millegi arvelt. Ja kui me kujutaks siis ette seda, et me nüüd planeerime taastamist ja meil on siin üks aruteluruum, siis peamine, mis ma teile öelda tahan, on, et sellesse aruteluruumi tuleks võtta kaasa 6 väga konkreetset mõtlemisainest. Ja me võiks laias laastus jagada nad 3 gruppi. Ühed on, et me mõtleme võimalike ökoloogiliste tulevike üle. Teiseks, et me mõtleme inimeste tulevike üle. Ja lõpuks, et me võimalikult hästi kasutame oma olemasolevaid teadmisi ja oskusi. Ja nüüd ma käiksin lühidalt need 6 kasti läbi ja ma ei suuda neisse minna süvitsi, aga ma loodan, et te saate siis vähemalt aru, et on olemas mõtteskeem, millega võiks toimetada. Esimene nendest siis ökoloogilistest tulevikest on see, et loodus võib võtta erinevaid kursse. Võib minna nii ja võib minna naa ja me ei pruugi seda isegi teada, kuidas täpselt minema hakkab. Kui tuua väga lihtsad näited, siis et kas me oleme ikka läbi mõelnud, kuidas kliimamuutuse tingimustes need taastamisalad või mis tahes sekkumised ökoloogiliselt hakkavad tulevikus toimuma ja millises ajaskaalas. Mis juhtub siis, kui sinna liiguvad võõrliigid või kohalikel liikidel ilmuvad mingid taudid. Nii et kaalugem variante ja esimene juhis on see, et see loodus teab paremini, variant on alati laual. Kui Munamäest rääkida, siis ma olen ikka öelnud, et enne kui me sekkume, võiks me vaadata, mida see loodus seal teha püüab. Sellepärast, et võib-olla see loodus püüab seal teha niisugust ökosüsteemi, mis on seal võimalik ja võib-olla ei ole inimesel mõtet proovida teha sinna ökosüsteemi, mis seal nagu näha ei ole võimalik. Ja selle mõtlemise puhul on vast kõige olulisem, et püüaks vältida sattumist sellele kõige ebameeldivamale trajektoorile, mida ma võiks näha näiteks nii, et me teeme suuri kulutusi ja me kaotame teisi alternatiive. See pilt siin näitab ühte soode veerežiimi modelleerimist, see on küll väga üldine, aga ta püüab siis hinnata seda, et kui tundlikud on eri piirkondade sood ja madalsood või põhisootüübid veerežiimi hetkeseisundile ja need punased, mida punasem ja tumepunasem ala on, seda tundlikumad ja eriti just rabad, et te näete siin, et meist mitte väga kaugel on see piirkond, kus soode metsastumine on väga kliimatundlik ja võib juhtuda, et me taastame või me püüame taastada midagi, mis uues kliimas ei ole lihtsalt üldse võimalik. Teine lihtne juhis on, et asjalikuks mõtlemiseks on oluline eristada, mis tõenäoliselt juhtub ja mida me soovime saada. Et need on mõlemad okeid, aga me ei peaks ütlema, et see, mida me soovime saada, on see, mis tõenäoliselt juhtub. Nii et see puudutab teatud liialdatud ootustega tegelemist ja võib-olla teatud leppimist sellega, et ökosüsteemid ei pruugi muutuda täpselt niisuguseks, nagu me tahaksime. Nad muutuvad natuke teistsuguseks või muutuvad vähem. Ja see on lihtsalt asjalik pilk sellele, mismoodi loodus toimib. Ja selle läbi me saaksime vältida teatud riskantseid sekkumisi, paigutada oma sekkumisi sinna, kus nende tagajärjed ehk ei oleks nii see või teine. Ja me ei peaks ka väänama oma esitlust, me ei peaks väitma, et tingimata midagi kohe varsti hakkab selle ökosüsteemis juhtuma, vaid rahvast tuleb harida, et niisugune loodus just ongi. Nii et tuleks kaaluda kõige tõenäolisemaid tulevikuseisundeid. Me peaks mõtlema jällegi sellele, et loodus teab paremini, mis ta siis ikkagi teeks. Ja samuti see juhis ütleb, et
olemasolevad väärtused on alati tugevamad väärtused kui need, mis võib-olla kunagi sünnivad. See ei tähenda, et taastamist ei peaks tegema, see tähendab, et sellele tuleb asjalikult mõelda. Kolmas ökoloogilise tuleviku küsimus on see, et paratamatult kõik teadmised, mida me seal kasutame, pärinevad varasemast ajast, sest tulevikust me teadmisi ammutada ei saa. Ja nad pärinevad väga sageli ka kusagilt mujalt ja nagu jällegi Kaupo juba markeeris, iga taastamiskoht on erinev ja me peame väga hoolega vaatama, milliseid teadmisi me kuhu kohaldame. Nii et mingis mõttes see annab rohelise tule kõigile pilootuuringutele, kas või natukene aru saada, mismoodi see kohalik süsteem toimib, on alati parem, kui lihtsalt sinna üldistada mingisuguseid üldteadmisi. Selles konkreetses kohas ei pruugi tulla keskmine tulemus, isegi kui see on väga hästi dokumenteeritud mõnes teadusartiklis. Keskmine on statistiline asi, keskmist kui niisugust looduses ei eksisteeri. Kindel on muidugi see, et loodus midagi teeb. Nii et, ja see on ka väga huvitav. No näiteks see näide siit on sellest, et kui meil on kuuse-kooreüraski tõttu hukkuv kuusepuistu, siis on ikkagi väga oluline enne sellele mingisugust taastamismõtet, selle mõtlemist vaadata, mis seal all kasvab. Ja kui seal all kasvab näiteks suurepärane Pärna järelkasv, siis ma arvan, et on selle metsaga kõik väga hästi. Ja loodus asendab seal midagi, mis sinna tegelikult ei sobi. Liikudes selle inimeste tuleviku juurde on kõige lihtsam viis teadmiste piiratusega tegelemiseks see, et neid lihtsalt võimalikult täielikult hõlmata. Mõnigi kord on muidugi vaja kodurahu saavutamiseks teha valik inimestest, kes teema üle arutavad, aga ma ütleksin, et see on ka väga suurel määral juhtimisprobleem. Kuidas väga erinevad inimesed panna sisuliselt arutama, kui nende vaated mingile teemale, nende teadmised on väga erinevad, et see on kunst. Ja ma arvan, et üks osa Eesti looduskaitse arutelusid on nurja läinud mitte sellepärast, et arutlejad oleksid olnud kuidagi kehvad, vaid sellepärast, et neid pole piisavalt hästi juhitud. Niisiis, küllaltki oluline ja eriti muidugi globaalses mastaabis on kuulata inimesi, kellel on mingisugused teistsugused teadmised. Kõige klassikalisem näide on muidugi mingid põlisrahvaste teadmised, mida väga sageli põhivoolu teadusesse muidu ei lubata. Aga seal võib olla ivasid, mida teadus isegi oma targas tegutsemises pole märganud. Niisiis, see on kaasamiskultuuri, arutelukultuuri küsimus. See on küsimus, kuidas teadmised kokku panna. Ja millest võiks alustada on kuulamine. Võiks alustada asjadest, milles me suudame kokku leppida ja me võiks leppida sellega, et meil on eri kohtades erinevad eesmärgid. Nii et võib-olla ei ole vaja kõige esimesena minna kõige konfliktsematesse kohtadesse, vaid kõigepealt võiks olla minu meelest mõtet tekitada see, et me oleme suutelised arutlema selle üle, kuidas tegutseda. Siis on muidugi arusaadavalt keeruline teema see, et milliseks kujunevad ühiskonna sotsiaalsed panused ühte või teise tegevusse. Ja meil on niisuguseid taastamise otsuseid, mida hakkab väga tugevalt mõjutama see, kuidas otsustatakse tulevikus. See tuleb lihtsalt läbi mõelda. Kindlasti on kindlam teha selliseid taastamisi, kus ühekordse kuluga on võimalik väga suurel määral lahendada ära ka kõik tulevased probleemid, aga väga hoolega tuleb läbi mõelda neid, mille puhul ühiskonnad peavad kandma hiljem mingeid olulisi kulutusi, sealhulgas võib-olla ka selle mitte sobiva trajektoori korrigeerimise omi. Nii et ma ütleks, et kõige riskantsem on teha selliseid otsuseid, mille me surume läbi ja millel me teame, et on vaja pikaajalist tuge, kusjuures see tugi võib muutuda. Lihtsalt on see jälle koht, kus peaks rahulikult mõtlema, et mis on parimad valikud, millistes kohtades. Nii et ma ise arvan, et Eesti oludes on selleks kõige keerulisemaks süsteemiks pärandkooslused viljakatel muldadel, sest seal on
looduse enda tahe täiesti teistsugune. Ja see kõik on võimalik, aga selleks, et ei sünniks konflikti, on vaja need erinevad variandid seal läbi käia. See skeem näitab siin seda, et kuidas pikas ajas me võime ka ümber hinnata seda, kuidas loodus muutub. See sinine joon jõuab siin ühte nullpunkti, mida me võiks nimetada siis taastamise otsuse punktiks. Ütleme, et meil on tegemist kunagise puisniiduga, mille seisund on järjest halvenenud ja nüüd me teeme otsuse seda taastada. See on see must joon siin. Alternatiiv on see, et me jätame ta jätkuvalt halvenema ja siis ühel hetkel metsastuma. Trikk on selles, et kui meil on tegemist näiteks sellise tamme puisniiduga, siis ajas hakkab kasvama selle väärtus ka tammikuna. Ja nüüd võib juhtuda nii, et kui see toetus või mis iganes asi läheb viltu selle taastamisega, siis ühel järgmisel ajapunktil võib nende kahe valiku vahe olla jätkuvalt taastamise kasuks, aktiivse taastamise, niidu taastamise kasuks. Aga mingil järgmisel ajahetkel võib see vahe olla metsa taastamise kasuks. Ja lõpuks see, ma arvan, mille pärast kõik me vaikimisi natuke muret tunneme ja mis on ka täiesti põhjendatud, aga mis ei ole jällegi midagi väga hirmsat, on see, et me üritame loodusele valida paremaid tulevikke ja et meil on selles erinevaid arvamusi, see on ju näha ka laiemalt. Ja on muidugi huvigruppe, kes üritavad seda kiskuda mingiks üldisemaks skandaaliks ja sellest on väga kahju, aga vaieldamatult on taastamine niivõrd oluline valdkond, et seal toimuv mõjutab looduskaitset ja looduskasutust laiemalt. Ja tasuks läbi mõelda enne ühte või teist asja, lihtsalt see, et milline see laiem mõju võiks olla. Meil on väga tugevad argumendid teaduspõhisuse, tasakaalukuse, koostöö näol. Inimesed võivad otsustada erinevaid asju isegi siis, kui see lõpuks ei osutu õigeks. Ja nii on ikka juhtunud. Nii et kõige olulisem on hoopis see, kas paistab välja näiteks topeltstandardid, et me argumenteerime ühes kohas just nagu ühtemoodi ja teises kohas teistmoodi. Näiteks ütleme, et toome tagasi kümneid tuhandeid või jumal hoidku 10 miljoneid aastaid tagasi olnud ökosüsteemid ja täpselt samal ajal ütleme, et aga kuna kliima muutub, siis endisi ökosüsteeme pole võimalik taastada. Kuidas me need kaks vaadet ikkagi kokku paneme? Nii et mina arvan, et kõige olulisem asi, mida taastamine peaks siin ühiskondliku nähtusena tegema, on loodushoidlike inimeste ühendamine. Ja samuti peaks me läbi mõtlema, et kuna see on see valdkond looduses, mis on võib-olla kõige nähtavamalt looduse enda tegevusse sekkuv, siis me peaks sellele välja kujundama ettevaatusprintsiibi. Me nõuame seda ju majandajate käest, kes looduses midagi teevad ja kuidas me siis ise seda ei kasuta. Et see on tüüpiline silmakirjalikkuse näide, mis korjatakse üles ja mida heidetakse ette. Ja tegelikult see ju nii ei ole. Me ju saame hakkama sellega. Nii, ja siin on siis teile üks näide näiteks sellest Pleistotseeni pargist, mis mulle tundub peaks olema ühendatud kuidagi viisi sellega, et me ei hakkaks faunat rikkuma, nii nagu seda kunagi tehti sarnaste loosungite all ja teadaolevate tulemustega. Nii et minu kokkuvõtte sellest on, et see on üks väga ilus ala. Meil on palju teadmisi ja meil on palju teadmatust ja meil on ka mõningaid teadmisi, kuidas töötada teadmatusega. Ja et loodusel on alati tulevik ja et me saame teha mingeid otsuseid natuke paremini, eriti just kaugema tuleviku ja selle suhtes, et me oma looduse hoidmisele mõeldud vahendeid kasutaks võimalikult otstarbekalt. Et ma loodan, et ma sain teile anda lühikese sissevaate sellest, et me saame selle määramatuse jagada erinevateks tükkideks ja nendega veidi erinevalt tegeleda ja tegelikult on neile kõigile olemas ka mingisugused lahendused, kuidas nendega töötada, isegi kui need määramatused ise ära ei kao. Ja ma arvan, et arvestamine ja nende võimalike riskide leevendamine võiks olla vähemalt Eestis üks osa taastamise planeerimisest ja võib-olla millestki, mida nimetame siis taastamise heaks tavaks ja miks mitte ei võiks see sündida muuhulgas selle konverentsi arutelude põhjal. Aitäh! Tõesti, aitäh, Asko! Klassikaline sinu ettekanne.
ikka raputab veits lahti. Aga on meil tulnud paar küsimust liidosse, mis ma loen siis ette. Kas looduse enda tahe nii-öelda vigastatud looduse puhul, kadunud suurherbivoorid, suurkiskjad, on otsustajana ilmtingimata parem kui teaduspõhine looduse taastamine? Siin tuleb vahet teha, nagu ma näitasin sellel moraalifilosoofi ja loodusteadlase vaatel. Et üks asi on, mida me neist teame ja teine on, millise hea halb otsustuse me langetame. Ma arvan, et üks kõige olulisemaid küsimusi on meie jaoks see, et kas loodusel endal on mingi väärtus. Ja ma usun, et vaikimisi suur osa loodusega tegelevatest inimestest saab aru, et see väärtus on seal alati olemas, olenemata sellest, kas me seda sinna omistame või mitte. Hunt, kelle üle kaebab mõni karjakasvataja, on, ma arvan, südamest ka tema jaoks väärtuslik hundina ja niisugusena ja kogu küsimus on ainult korralduses. Nii et sellele küsimusele on raske selles mõttes vastata, et me peame ikkagi panema kõrvuti erinevad väärtused. Kui suurkiskjatel on õigus olemas olla, siis on loogiliselt juba teaduslik küsimus, et kus nad saaksid kõige kergemini olemas olla, kus nad saaksid kõige kergemini oma looduslikku rolli täita. Ma arvan, et näiteks äsja ajalehes olnud Soomaa arutelu selle üle, et kas pärandkooslused või hundid on väga huvitav algus ja lihtsalt pinged võiks maha võtta ja võiks vaadata, et mismoodi me sellest aru saame. Aitäh. Siis veel, kas sa leiad, et kusagil Eesti taastamise loos on miskit läinud ka täitsa vussi sinu arust? See täitsa on väga lihtne, täitsa ei ole. Ei ole täitsa ja ma arvan seda, et taastamise lugu on inimeste lugu. Nagu öeldud, et me taastame tulevikku, me oleme selles kõik võrdsed. Meil on võimalik teha midagi head ja me peame lihtsalt vaatama, kuidas me seda head kõige paremini teha saame. Et täitsa vussi ei saa sellise aluse puhul minu meelest mitte midagi minna. Aitäh. Ja siis küsimus, mis paljusid vaevab, kuna palju praktikuid on saalis, kes tegelevad konkreetsete elupaikadega, konkreetsete probleemidega, et siis on ka küsimus, et kõik saavad võib-olla küllalt hästi aru, et Munamäe taastamist pole looduskaitsjatel endal plaanis väga olnud. Aga kuidas saab loodus ise paremini hakkama saada näiteks paisude, kuivendamise ja teiste selliste hästi tugevate inimtekkeliste surveteguritega, et kas sa nii-öelda, kuidas seda nagu kontseptsiooni nii-öelda sinna kanda? Jah, tõesti õige. Kontseptsioon on väga lihtne. Me peame loodusest nii palju aru saama, et me saame aru, millega loodus saab ise hakkama ja millises ajaskaalas. Mulle tundub, et kõige olulisem ei ole siin mitte looduse toimimisest mitte arusaamine, vaid ajaskaalast arusaamine. Mõnikord me peame mõtlema näiteks, võtame need paisude teema maha, see on täitsa eraldi teema. Aga et mõnikord me peame aru saama lihtsalt selles, et kas meil on mõtet sekkuda selleks, et mingi meid huvitav seisund saabuks mõnikümmend aastat varem või on 100 aastate perspektiivis see mõnikümmend aastat nii tühine aeg ja meil on palju suurem risk teha seal midagi, vaesestada midagi, võtta midagi välja, mida seal ei peaks olema, et loodus leiab need teed ise paremini. See on loodusest arusaamise küsimus. Ja nii et ma arvan, et iga sellise olukorra puhul peaks lihtsalt olema välja joonistatud, mis see looduse enda kulg oleks mingisuguses meie hoomatavas ajaskaalas, 100 aastat näiteks. Ja kui see on välja hääldatud, siis on võimalik teha ratsionaalne otsus. Ja minul on ka väga hea meel, et sa tõid selle kulu välja, sest vahepeal mulle endale kuidagi jäi kummitama nii-öelda kuklasse see justkui kui selle ikkagi mingi seisundi jutt või et me tahame mingisugust ökosüsteemi seisundit saada, mida me tegelikult teame, et sellist asja kui mingi kliimaks kooslus või asi, et see on juba 100 aastat tagasi juba laualt maas tegelikult, et see kõik on tegelikult protsess, mis kulgeb tulevikku ja me tegelikult taastamistöödega mõjutame seda protsessi ennast ja me ei saagi tegelikult sihtida vist väga selgelt mingit seisundit. No on mõned seisundid, mida me saame. 1.01 seisund on, et liik on kas välja surnud või mitte välja surnud, eks ole, nii nagu meie oleme elus või surnud. Ja põhimõtteliselt, kui kaalul on mingisuguse liigi
pikaajaline eksisteerimine ja see on, eks ole, meie teha, siis seal on suhteliselt 0-1 otsus, eks ole. Et seal on seisund, mida me soovime saavutada ja see on see, et see liik oleks elujõuline. Aitäh, Asko. Kahjuks meil aeg läbi, et ma arvan, et kindlasti Asko viskas praegu õhku nii palju asju tegelikult, siis kasutage pause, võtke Askol nööbist kinni, küsige, pinnige teda edasi, sest ma arvan, kõigil on oma konkreetsete tööde ja asjadega seoses nüüd hästi palju rohkem küsimusi. Jah, just, et saate küsida konkreetseid küsimusi, sest need vastused olid ju väga üldised. Aitäh!